kahjuks on nii, et laps võib igas vanuses seda kuulda. Kas siis meediast, kellegi vanemate jutuajamisest või kuidagi oma lähedaste kogemustest. Ja igas vanuses on see kindlasti hirmutav ja kurb ja väga palju tundeid tekitav. See oleneb väga lapse vanusest, et kui täpselt ja mida me anname edasi või mida me ütleme. Aga ma arvan, et kõige parem on siin hoida meeles, et rääkida enesetapust või siis suitsiidist psüühikahäire kontekstis, mis siis tähendab seda, et me räägimegi, et inimesel on mingi raske haigus või oli raske haigus, mille tõttu kas ta siis suri suitsiidi tõttu või tegi suitsiidikatse, aga et seal oli see nagu haiguse sümptom või haiguse tulemus. Et psühhiaatrilised häired ehk vaimse tervise häired on ravitavad ja sellepärast ongi oluline rääkida enesetapust või suitsiidist just nende üldiselt ravitavate või leevendatavate vaimse tervise häirete kontekstis. Ohtusid on mitmeid. Üks kindlasti oluline asi on kõikidel inimestel meeles hoida, et miks te enesetapu või suitsiidi üle nalja teha ei ole kindlasti kuidagi õige või hea. Teiseks on kindlasti oluline, et kui me räägime kellegagi enesetapust, et siis nende meetoditest rääkimine võib suurendada enesetapu riski mingil määral, võib samamoodi ka tõesti videode või piltide vaatamine, et suitsiidist on ikkagi just see vaimse tervise häire kontekstis rääkimine kui haiguse tulemusena, mitte siis nendest meetoditest või täpselt viisidest. Neid märke on erinevaid. Kõige olulisem on muidugi panna tähele ja üldse olla kogu aeg kursis sellega, kuidas mu lapsel läheb. Enesetapu mõtete kohta me saame põhiliselt teada siis, kui me küsime lapse käest selle kohta. Ja küsima me peaksime seda siis, kui me paneme tähele, et lapsega on mingi muutus toimunud, ta on kas kurvem, vihasem, ärrituvam, ta ei ole meiega enam nii-öelda kontaktis, ta ei taha jagada oma mõtteid. Näiteks varasemalt käis sõprade-sõbrannadega väljas, enam ei käi. Ongi nädalate viisi kodus. Kui ta varasemalt suhtles kenasti ja oli pigem rõõmsameelne, aga nüüd on ainult ärritunud ja pahur ja vihane. Ja enne sai õppimisega hakkama, nüüd ei taha enam kooli minna. Et need on ohumärgid üldse tema vaimse tervise muutusest. Küll on need lapsed, kes vigastavad ennast, neil on suurem tõenäosus teha ka enesetapp. Siis ongi oluline alustada neid vestlusi, et kuidas sul läheb ja kas sul on ka vahel selline tunne, et sa üldse ei jaksa elada. Enda vigastamist, ükskõik mis viisil, ka enda ohtu seadmist, enda nagu turvalisuse eest mitte hoolitsemist teatud määral. Ja kindlasti seda, kui noor inimene sotsiaalmeedias või kuskil mujal kirjutab enesetapust, enesetapu mõtetest, plaanidest, ka teiste inimeste enesetappudest või enesetapust. Ja samamoodi, kui inimene teeb ükskõik millist nalja enesetapu üle või ükskõik kuidagi mainib seda niimoodi mööda minnes. Ja lisaks märgid on veel see, kui inimene annab oma asju ära, käitub niimoodi sellisel viisil, et ta nagu ütleb head aega mingil erilisel viisil, et need on ka sellised ohumärgid. Et suitsiidi ohumärgid siis lisaks sellele, et on see muutus, on see, et laps ongi õnnetum, kurvem, vihasem, ärrituvam või me näeme, et ta on üksi väga palju, et need on need ohumärgid, kui seda vestlust alustada. Ja kui me siis jõuame selle vestluses käigus selleni, et tal tõesti on siis mõtted, et ta ei taha või ei jaksa elada või ta ei päriselt mõtleb enesetapu teha, siis tulebki käituda vastavalt siis sellele, mis see laps ütleb. Et kui tal on enesetapu mõtted või elutüdimusmõtted, mis siis tähendab seda, et tal on tunne, et ta ei jaksa ja ta vahel mõtleb suremise peale, aga tal ei ole otsest plaani veel. Et siis tuleks kindlasti võtta ühendust perearstiga või ka siis peaasi.ee e-nõustamisse kirjutada. Et samamoodi, kui on lapsel ka selline enesetapu
ka tugevamad mõtted, aga ta ei ole otseselt endal ohus, et siis tuleks rääkida perearstiga, peaasi.ee, koolipsühholoogiga ka. aga nüüd, kui lapsel on kohene plaan teha enesetappu ja me ei saa talle järelevalvet korraldada, siis on see koht, kus peaks mõtlema erakorralise meditsiinilise abi peale, et seal on erinevad tasandid erineva ohu korral ja erinevad käitumissoovitused. See on väga raske hetk igale lapsevanemale. Ma arvan, et oluline on lapsega rääkida, istuda maha, midagi tehes, ükskõik, leida see kontakt. Ja siis ongi oluline küsida lapse käest, kuidas ta läheb, mis tema mõtetes on, mis tema tunnetes on. Ja enesetapu mõtete kohta me saamegi niimoodi küsida, et me kõigepealt küsime selle kohta, et kui kaua tal on selline tunne olnud, mis olukorras tal see tunne on ja mis selle mõtte täpne sisu on, kui ta ütleb, et ma ei taha enam elada. Kas tal on selline nii suur väsimus, et ta tunneb, et ta ei jaksa enam või tal on päriselt juba sellised mõtted, et kuidas endalt elu võtta. Et siis tulekski küsida selle kohta, et kas ta jaksab või ei jaksa elada, kas ta on mõelnud enesetapule, kas ta on mõelnud, kuidas enesetapu teha, millal ja kas tal on enesetapu plaan. Et need võiksid olla see järjestus, et alustame sellest, et kas on seda tunnet, et ma ei jaksa ja jõuame siis selleni, et kas on plaan ja kavatsus. Mina arvan küll, et peaks ja võib-olla alati see tõsiselt võtmine ei tähendagi, et ma arvan, et laps üritab teha enesetappu, vaid pigem ma peaks tõsiselt võtma seda, et tal on väga paha olla, kui ta niimoodi ütleb ja et tal on mingid mured, millest ta tahab mulle teada anda või ta on millegi pärast väga häiritud või vihane, aga igatahes midagi on temaga lahti. Seda tuleb võtta eelkõige tõsiselt selles osas, et see tähendab, et lapsel on väga raske, ta vajab abi ja tal ei ole head viisi, kuidas oma raskete tunnetega toime tulla. Ja ta kindlasti on vaja temaga sellest rääkida, sellele tähelepanu pöörata ja mitte karistada või riielda, vaid ikkagi jõuda selleni, mis see põhjus on. Enesevigastamine ei ole otseselt seotud enesetapuga. Küll on need lapsed, kes vigastavad ennast, neil on suurem tõenäosus teha ka enesetapp. Enesetapu mõteteni viivad väga paljude raskete asjaolude kokkulangemine. Osasid neist me saame kontrollida, osasid mitte. Et see, mis me saame teha, on see, et me oleme oma lapsega koos, saame aru, kuidas tal läheb, saame aru, mis on tema mõtetes meeles ja aitame tal toime tulla sellega, mis elu talle pakub. Et see hea suhe on igatahes see, mis kõige rohkem võib aidata. See vestlus on vanemale väga-väga raske. Et siin on kindlasti oluline osa see, et kuidas vanem ise tuleb toime selle väga hirmsa tundega, et mu lapsel on nii raske. Et siin kindlasti peab vanem mõtlema, kus ta ise tuge saab, kuidas ta ennast rahustada saab ja kuidas ta tuleb toime ka selle võimaliku süütundega, mis selle juures võib olla.